Tere! Ja täna siin Nortal Eesti tegevjuhina ja hobikorras ka ITL-i juhin Eestis, nii et kahtlemata jään ka pikemalt, nii et pärast kõik küsimused on oodatud, kui selle ettekandega seda ei jõua käsitleda. Minu vaade siis esmalt rääkides üldisest, mis tundub, et on tulemas, mida ma usun, mida me usume, siis lühidalt, kuidas me Nortalis tulevikku vaatame ja siis mõned soovitused, mis ma arvan, et võiksid olla relevantsed ka riigikorralduslikus mõttes. Olin siin samas laval 2 aastat tagasi, see slaid oli ees, siis ei olnud kogu see ettekande fookus AI, aga ma mäletan, et sai öeldud, et tehistaip on tulnud, et jääda. Nüüd kerides aega 2 aastat edasi, siis hype on kõrvulukustav. Kui lugeda uudiseid, vaadata, kui palju investeeringuid läheb AI-sse või tehisintellekti, siis see pilt illustreerib küll esimese kvartali seisuga ja USA riskikapitali investeeringuid kogu mahust 71% selle uurimistulemuse järgi on läinud juba AI-ga seotud või tehisintellektiga seotud ettevõtetele ja investeeringuteks. Ehk ma arvan, et meile kellelegi ei ole üllatus, et 100 miljardit juba meedias tundub selline väike number, kui lugeda neid numbreid, mida OpenAI, Nvidia, Oracle ja mõned teised juba regulaarselt välja käivad, mis tundub tegelikult ulme suurus. Täiesti ulmelised numbrid. Küsimus on selles, et või vähemalt sektoris, tehnoloogiasektoris sees olles, et kas praegu on kell 2 öösel, kus me jätkame selliste tequila shotide tegemist, et pidu ei lõpeks või mis siis täpselt saab. Ja selge, vähemalt meie jaoks, minu jaoks, et mõnel inimesel on pohmell. Täna ma sellele liiga palju ei keskenduks, et mõni investor jääb oma rahast ilma. Paralleel on väga palju toodud internetikaablite vedamisega ja raudteede ehitamisega, kus sinna infrastruktuuri enda väljaehitamiseks läks meeletult palju kapitali. See ei tähenda, et kõik, kes seda kapitali sisse panid, ka selle samaväärselt tagasi said. Aga mis see kaasa toob on see, et seda ROI-d või return of investmenti või ootust, et see selle kapitali tagasi teenid, see ikkagi on sinna sisse kirjutatud täna. Aga mina keskendun eelkõige sellele teisele poolele, et kus me näeme, et võiks ikkagi olla majanduse struktuursed muutused ja kus on see selline loodetavasti ka positiivne valguskiir, kuidas õigesti reageerides asjad võiksid palju paremaks minna. Ja ignoreerin seda, et seda riskikapitali raha läheb sinna meeletult palju. Aga mida see kõik näitab, selle kapitali sinna kuhjamine on see, et usk lootus on, et sealt tuleb vähemalt sama palju tagasi, sest vastasel juhul neid investeerimisotsuseid ei tehtaks. Ja erinevate inimestega rääkides, see mäng tundub väga suuresti olevat selle peale, et kuidas mõned üksikud suured võtavad väga suure osa turust. Isegi äkki triljoni skaalaga turust. Eelnevatel slaididel see hinnang oli üks teistsugune, aga täna selline meeletu raha pealekallamine kahtlemata käib just selle eeldusega, et esimesed võtavad turust märkimisväärse osa. Ja sellega seoses, kui nii palju kapitali läheb ühte valdkonda, siis võib eeldada ja me eeldame, et see majanduse struktuur teatud määral ikkagi muutub. Eelmises ettekandes oli päris palju tagasi vaadatud, analüüsitud, et mis on seniseks teada. Lühidalt või IT-sektori poolt kommenteerides, siis raske on lõpuni öelda, aga ma arvan, et tänaseks 2025 oktoober see mõju veel ei ole väga suur. Et see on järjest kasvav, aga ta veel ei ole väga suur. Aga üks oluline asi, millest ma usun, et on kriitiliselt oluline aru saada, on see, et see tehisintellekt, mis tuli välja seal november ja mis ta on täna, see on öö ja päev. Et see võimekus kasvab mõnel juhul isegi eksponentsiaalselt ja see on see, millega me peame arvestama, et see võimekus ei ole kuidagi tol hetkel valmis olev võimekus. Need asjad, need tööriistad, mis olid siis, me ei saanud neid sisuliselt liiga palju kasutada. Need tööriistad, mis on täna juba väljas, nende efekt indiviidi teha efektiivsemaks on juba palju suurem, kui ta oli 2 või 3 aastat tagasi. Ja üks koht, kus ma ja me Nortalis sisemiselt ikkagi usume, et see mõju on pikemaajaliselt tulemas, on nii-öelda
algtaseme valgekraed. Et kui me räägime lihtsamast tööst, kui me räägime analüütikutest, arendajatest, lihtsama töö andmesisestajad, juristid, seda on päris palju läbi käinud, aga kui täna ka vaadata, et mida nüüd need tööriistad võimaldavad, siis väga palju seda tööd nad ikkagi tegelikult juba võimaldavad päris kvaliteetselt teha. Jah, see mõju on hetkel veel valdavalt indiviidi tasemel või väikeste tiimide tasemel, et ta ei ole jõudnud veel valdavalt organisatsioonide tasemele, see võtab aega, see muutus on nii suur, harjumuste muutus on pikaajaline protsess. Aga ja senimaani, nagu ka eelmine ettekanne näitas, tegelikult mingit massilist koondamist, töökohtade kaotamist veel näha ei ole. Aga ma arvan, et see ikkagi on samm-sammult sinna jõudmas. See ei tähenda, et siin peaks olema mingisugune paanika, aga siin peab lihtsalt teadvustama, et mingid töökohad on perspektiivis tõenäoliselt vähem väärt. Ja see võib tähendada, ja tõenäoliselt tähendabki, mida me IT-sektoris, kus siis siin käis läbi, et kolmandik umbes kasutab ChatGPT-d, ma arvan, meie ettevõttes on see ligi 100%. Tõenäoliselt mitte päris ja neid tööriistu on tegelikult tänasel juba mitte üks, vaid neid võib olla 3, 4, 5. Aga neid on palju. Ja me maksame nende eest ka juba tänaseks märkimisväärselt. See ei ole enam selline hobi korras natukene, keegi maksab $20, vaid kokku need kulud võivad olla juba väga suured. Aga me näeme, et seal on väärtust, vastasel juhul me seda ei teeks. Aga töökohtadel jätkates siis ma usun, et see teenusmajandus ikkagi samm-sammult on muutumas. See tõenäoliselt juhtu aastaga, 2, 3, 5, 10 täpselt raske hinnata, aga mingite töökohtade selline tajutav lisandväärtus väheneb, mis võib tuua kaasa selle, et nende töökohtade palgatase muutub ja tõenäoliselt meie hinnang tõenäoliselt majandustel, kes on väga teenuste kesksed, kus on palju kasutajatuge näiteks globaalselt, nendel võib olla päris suuri riske silmapiiril, kui väga suur osa sellest tööst on võimalik teha tehisintellekti ja erinevate automaatsete lahendustega. Nii et andmesisestajad ja sellised lihtsamalt automatiseeritavad rollid on üha enam riski all. Ja üks suur hüpotees veel, mis üha enam käib läbi ja ka minu usk sellesse üha kasvab, on see, et see jõe voolusuund on muutumas, et kui viimased mitukümmend aastat jõgi voolas valgekraede suunal, kus alustav, ütleme siis arendaja meie sektorist teenis rohkem kui pikaaegse kogemusega tehasest töötanud inimene, siis praegu võiks uskuda, et see trend on mingil määral muutumas, et asjad, mida ehitatakse ise valmis, nende väärtus kasvab ja nii-öelda valgekrae töö hulk või selline väärtus võib väheneda. Seal on üks huvitav nüanss, kui vaadata seda, mis hetkel toimub, siis suurimad jalgpallist me teame kõik, et Ronaldod, teised tipud võivad 100 miljonit, 200 miljonit ülemineku summasid saada. Sama asi on juhtunud nüüd ka tehnoloogiasektoris. Terve hulk inimesi on, kellest me valdavalt keegi pole mitte midagi kuulnud, kelle leping, pakett võib olla juba sadades miljonites, ehk siis võrdväärsel tasemel superstaaridega jalgpallis. Ehk see selline kui palju võivad tipud teenida, on ka teistpidi märkimisväärselt muutumas. Mida me ei tea, aga mida me näeme, et selgelt muutub, on, et kui palju kõik need erinevad tööriistad, lahendused kokku lõpuks maksavad ja kui suure osa näiteks ettevõtte kuludest nad tegelikult võtavad mingist hetkest. Täna väga suur osa sellest suurest mängust käib riskikapitali rahade peal, mis on meeletud. Kas need hinnad jäävad samale tasemele, kas nad tõusevad, kui palju neid tööriistu on vaja, kui palju on konsolideerimist ettevõtetel, mis on need hinnad 5 aasta pärast, kui väga palju seda infrastruktuuri on välja ehitatud, ega me lõpuni ei tea, aga me näeme, et see kasv vähemalt meie ettevõttes juba on märkimisväärne ja tehnoloogiasektoris tervikuna seda kulu, mis tuleneb nende uute tööriistade, lahenduste, meetodite kasutuselevõtust, seda on üha enam. Ja lühidalt vaadates sisse, mida me oleme sisemiselt arutanud juba mõnda aega, 3 ringi ja päeva lõpuks, et mis see meie väärtuspakkumine klientidel on.
kriitiline telg, millest ka täna räägime, on kogu see AI revolutsioon, aga lisaks, mis on hetkel, ütleme, viimased 3 aastat, eriti aktiivselt viimased aasta, pidevalt lööb kaarte sassi, on selline üldine majanduse ja geopoliitiline olukord. Majanduse mitte edasiliikumisest lühidalt oli siin ka eelnevalt juttu, aga näiteks ka meie näitel geopoliitika, võib-olla korraks kontekstis, Nortal täna on 2700 inimest, 25 riiki, suurimad turud on USA ja Saksamaa. Ja kui palka maksta näiteks eurodes, aga teenida dollarites ja poliitika tõttu kurss kiiresti muutub, siis sellel võib olla märkimisväärne mõju, kui hästi lihtsustada. Ehk siis selline geopoliitilise riskiga pidev arvestamine ja mida selleks teha, et seda maandada, on üliaktiivselt laual. Ja me näeme tänu AI-le, tänu geopoliitikale ka klientide ostukäitumise muutust, investeeringutega ootamist. Nüüd tundub, et äkki jälle Ameerikas meie ühel peamisel koduturul investeeringuid tehakse mõnevõrra julgemalt, aga see ostukäitumine samm-sammult on muutunud ja selle pinnalt me oleme üritanud enda jaoks läbi mõtestada, et mida me siis usume, näeme, mida me veel ei tea. Ja kiirelt need üle käies, siis mida me näeme, usume, isegi võiks öelda, et teame, et selline muutuste ja automatiseerimise vajadus mitte kuskile kadunud ei ole. Kriitilisem võrreldes näiteks selle COVID-järgse perioodiga, kui ka värvati meeletult palju inimesi, on see, et kas see tasuvus on seal tegelikult olemas. Ja mis on jätkuvalt, ütleme siis tehisaru vaatest lahtine, segane, kui suur on see efektiivsuse kasv tegelikult väärtusahela ulatuses. Me oleme siin vaadanud väga paljusid erinevaid analüüsi, teatud konsensus on 10-15%, aga ta ei ole täna käega veel katsutav. Sellest järgmine asi, mida me näeme ka klientide käitumisest väga selgelt, et klientide ootus on, et see efektiivsuse kasv, mis tuleb kõik neile otse edasi. Mis on päris oluline, sest see hakkab mõjutama ärimudeleid ja seda, kuidas ettevõtted oma äri teevad. Ja ma usun, et see ka samm-sammult sinna jõuab, aga sellise mingis mõttes haibi tipul võib olla reaalsus versus mida on võimalik pakkuda veel mõnevõrra kreenis. Aga samm-sammult me selgelt sinna poole liigume, et erinevad tehnoloogilised lahendused võivad olla oluliselt väiksema kuluga teostatavad, kui nad olid näiteks 5 aastat tagasi. Küsimus on, et kuidas efektiivsuse kasv tegelikult kogu väärtusahelas jaguneb, et kas see jääb kuskile sopistunult tehnoloogiasektorisse, enne see slaid oli erinevate sektorite lõikes. Ma usun, et ta pikaajaliselt on palju laiem, aga tehnoloogiasektor on praegu kõige kiirem reageerima, sest tuntakse muret enda valdkonda jätkusuutlikkuse pärast. Lihtsam töö automatiseeritakse, sama nii-öelda valgekraed kontseptsioon samm-sammult liigub sinna. See võib tähendada, et lihtsalt inimesed käivad mõnevõrra pikemalt ülikoolis ja tulevad võimekamana tööturule, aga see automatiseerimine jätkub. Me ei tea jätkuvalt, kui palju kogu see arvutusvõimsus ja tehisintellekti erinevad tööriistad pikas plaanis maksma hakkavad. See võib olla märkimisväärne kulu, aga eks see selgub järjest täpsemalt iga aastaga. Ja risk, mida me selgelt näeme, et selline oskuste püramiidi alumist kihtide võimekust on vähem vaja. Iseasi, kui kiire see progress on, vaadates nüüd viimast paari aastat selle analüüsi pealt, siis veel nagu ei oleks probleemi. Ja mõned mõtted poliitika kujundamiseks, kui eeldada, et tehisintellektil on mõju sellise lihtsamale teenusmajanduse tööle, siis mis see 3, 5 või 10 aasta pärast võiks tähendada Eesti majanduses? Kas meil on riski all olevaid sektoreid, kas meil on valdkondi, kus peaks pikemalt ette mõtlema, prognoosima ja teatud stsenaariumitega läbi mängima, milliseid investeeringuid me tahame meelitada, milliseid ei taha? Siis riik ise kui suurtellija, kui näiteks üks inimene 1 tunniga teeb X ühikut kvaliteetset tööd, teine teeb 10X kvaliteetset tööd, kuidas see hakkab mõjutama ka riigi enda tellimismudeleid, kuidas väärtustada seda, et see võimekuse vahe tänu kohanemisele uute tööriistadega võib olla märkimisväärselt suur ja sealt saada see efektiivsus ja tasuvusvõit.
Ja enne ühes ettekandes kuulsin, aga ma arvan, et see kriitiline täna või tegelikult moderaatori lühikeses sissejuhatuses, kriitiline täna minu vaatest ja ma usun, et ka meie riigi vaatest tegelikult on see, et me järjest katsetaksime, investeeriksime väiksel skaalal, võib-olla ka mõnel juhul suuremal skaalal, aga et me selle tehnoloogia rakendamises oleksime ikkagi erakordselt kiired. Sest kui me seda omal nahal läbi ei tee, siis väga keeruline on saada aru, mis on päriselt muutumas, mida need tööriistad võimaldavad, mida nad ei võimalda, kus on piirangud, kus me võiksime olla 5 aasta pärast. Nii et ma arvan, selline pidev investeerimine, et seda uut tehnoloogiat rakendada, targalt rakendada, seda me peaksime tegema. Nii et aitäh!